ma räägiks, me tulime selle valmistusega, et me räägime nendest muudatustest, mida me praegu riigieelarve baasseaduse uuendamise raames oleme arutanud, seal sees ka eelarve tasakaalu teemad ja püüaks neist rääkida nii, et nad haakuvad nende kohtadega nendes fiskaalpoliitika paradigma raporti ettepanekutes, kus need siis kokkulangevuse kohad on. Et seal on palju teemasid, mis on kas Riigikogu enda teemad või on siis töökorralduslikud teemad, mis ei ole tingimata kas Rahandusministeeriumi või valitsuse või riigieelarve seaduses kasutatud. Et me kindlasti jõuame Riigikokku ka valitsuse poolt, tuleb ettepanek riigieelarve seaduse muutuseks. Selle üheks lähtekohaks on just need Riigikogu ootused, mida on siis väljendanud Riigikogu ettepanekutes seal oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu aluseks olnud raportis. Meil teiselt poolt on surve valitsemisalade majade poolt Rahandusministeeriumile ja ka Rahandusministeeriumi enda poolt, et Eesti riik peab olema väledam, paindlikum, vähem bürokraatiat, vähem tarvetut paberite liigutamist ministeeriumite omavahel ja riigis. Meil on surve ka nende pidevalt asju lihtsustada või teha ratsionaalsemaks ja ütleme, uus valitsuskoalitsioon on ka oma valitsusliidu leppes näinud ette, et keskpikk vaade eelarve tasakaalule peab muutuma ja selle muutmise eeldus on see, et Riigikogu siis peab selleks vaatama üle riigieelarve baasseaduses kehtiva tasakaalu kohta käiva regulatsiooni. Me hakkasime ettepanekuid Ütlesid ratsionaalseks tuleb muuta. Valitsus otsustas. Ütlesin ratsionaalseks tõesti. Mis enne oli siis? Mis see muutunud? Ratsionaalsest rääkisin eespool nullbürokraatias, see, kuidas asju tehakse nullbürokraatial, et kuidas käib eelarve protsess, eelarve koostamine, riigieelarvestrateegia koostamine, et mis sammud selle jaoks tehakse, et selles on ebaratsionaalsust, võib-olla rohkem samme kui on hädavajalik. Me oleme majade kommentaare vaadanud ja selle ise mõelnud, siis me leiame, et seda annab teha ratsionaalselt säästlikumaks. Tasakaalureegli kohta, see on lihtsalt valik, milline tasakaalureegel on. Päris, seal saab ka ilmselt ratsionaalsuse peale argumenteerida, aga seda ei teinud ja ei kavatseks täna teha. See on hästi. Et meil kokku tulevad asju siis on olnud see, et see ettepanek, millega me praegu oleme välja käinud valitsusele, mida valitsus on ühe korra arutanud ja mida ilmselt arutatakse uuesti. Ma näen pärast, et seal on terve rida asju, me eespool olulised tähtsamad, tagapool võib-olla natuke tehnilisemad, aga ka olulised küsimused. Üks on olnud see, et me näeme, et riigieelarve strateegia, riigieelarve koostamise protsessid on kogu aeg nihkunud rohkem kokku kevadesse, rohkem ühiseks protsessiks. Me arvame, et sellega saaks veel edasi minna, et vähendada, teha seda töökorraldust lihtsamaks. Kui me praegu läheme üle valitsemisalade kaupa tegevuspõhisele eelarvele, üks probleem, mis välja tuleb, on see, et eelarve vaade on mingites kohtades Riigikogu kehtestab igale valitsemisalale eelarve ja kui me hakkame vaatama eelarve sisu, siis see sisu ja see valitsuse eelarvevaade tingimata ei lähe alati kokku. Tegelikult valitsuse eelarve on konsolideerimata eelarve, et ei ole mitte üks pilt sellest, mida valitsus kavatseb ära teha, vaid asjad korduvad ja seal tekivad sellised vastuolulised kohad. Mida raportis on ka öeldud, on see, et Eesti peab tõenäoliselt ruttu minema üle tegevuspõhisele eelarvele, mida me oleme ise sõnastanud nii, et see arengukavade maailm ja eelarvevaade asjadele on rohkem sarnased. Ütleme üldiselt me näeme, et Eesti rahvastiku arv on kahanenud, ka ametnike arv eelduslikult peab aja jooksul kahanema, et kui me tahame seda riiki mõistlikult üle teada, siis me peame vaatama, kus kohas me saame planeerimise protseduurika rõõmu vähendada ja rohkem tegeleda sisuga. Ma võtaks küll ühest sõnasabast kinni, et muidu pärast on juba raske tagasi pöörduda. Ma tulen kõikide nende juurde tagasi. Ja see neetud väide, et kevadesse on kuhjunud, kas on ja siia muutame ratsionaalsemas, kas see kevadesse midagi sellist ütlesid, ma ei suuda seda tsiteerida pärast. Me oleme liikunud üldiselt sellesse. Et see ongi eesmärk, et see ratsionaalsemaks tegemine on rohkem kevadesse. Okei, siis ma sain neid aru, jah, selge. Et püüda saada ühe suurte valikute ja otsuste kohana ühe korraga hakkama, ühe korra ja teha seda kevadeti. Siis on see tasakaalureegli muutmine, ehk siis varasemate aastate ülejäägi kasutamise lubamine tasakaalureeglis. Siis on olnud surve ja teemal üleval see, et eelarvevaade ja poliitiline vaade asjadele võiksid rohkem kokku langeda, et kas tulevikus võiks riigieelarvel olla valitsusprogrammi ülesehitusstruktuurina, mida see eeldab, et seda ette võtta. Ja siis on üks Riigikontrolli soovitus riigi rahavoogide juhtimise kohta, et Riigikontrolli Rahandusministeeriumil on eriarvamus, et kas see on täna üks üheselt ja arusaadavalt Riigikogu poolt paika pandud või mitte.
selleks, et see oleks kõik püsiasjad paika pandud, siis me tuleksime seda uuesti Riigikogu käest. Paluksime siin, et Riigikogu teeks uuesti selge otsuse, mis siis oleks ka Riigikontrolli ja Rahandusministeeriumi jaoks ei oleks enam seal vaidlust üleval, et kas riigi rahavoogude juhtimine tähendab ka sotsiaalkindlustusfondide rahavoogude juhtimist ja mida see täpselt tähendab. Siis meil on suurem eesmärk, et me näeksime ikkagi seda, et välisraha ja Eesti enda maksumaksjate poolt eelarvesse makstud raha, et seda kasutab valitsus ja Riigikogu samade eesmärkide saavutamiseks, erinevate eesmärkide saavutamiseks ja ei ole ka vaja siis nii palju kahte erinevat strateegilist struktuuri või töökorraldust üleval pidada, et neid manageerida, et seda välisvahendite planeerimise vaadet ja siseriikliku planeerimise vaadet veel rohkem kokku viia, kui see on täna. Et seda viidi eelmise perioodi kokku, aga me loodame, et järgmiseks perioodiks me suudame viia selleni, et tõesti see ainuke koormus, mis juurde jääb, on niisugune Euroopast tulenev vältimatu koormus, mitte meie enda poolt tehtud juurdehtud ülesanded. Ja valdusreformi käigus on tulnud üles, et kohalike omavalitsuste rahastamisest tuleb mõningaid aluseid muuta, see on siis kohalike omavalitsuste finantsautonoomia, aga seda reguleerib ka kuigi palju riigieelarve seadused, selleks on vaja ka riigieelarve seadusesse sisse minna. Niisugused suuremad teemad on meie poolt välja käidud. Vahepeal eelmise slaidi kohta siis mind hirmutab see valitsusprogrammiga sarnasemaks tegemine, kuidas seda sõnastada. Lihtsalt olles seal köögis, et see valitsusprogramm on alati tohutu eklektika, tohutult ebaproportsionaalne, mingid teemad on hästi eksponeeritud, mingid on täiesti väljas. Ja siis kui reaalselt, kui sa pead tegelikult valitsema tervet riiki ja siis kui reaalseks läheb, siis hakatakse otsima, et kuidas ilmakorda kuhu panna teadus, kuhu panna õpetajate palk, eks ole, mis meil on poliitiline eesmärk, aga prioriteete on 4 või mingisugust 5, eks ole, see on täiesti suvaline, kuidas mingisugune partei oma värgi sai, ma räägin täiesti partei väliselt praegu, et mida see kohutalt aastama tookord, kuidas need eelarve hakkab selle jamaga, mis laua taga kokku mätsitakse mõne nädalaga, kuidas see saab võimalik olla, ma ei saa aru sellest. Me võime selle juurde tulla tagasi, aga selles mõttes olen nõus, et see ei saa toimuda ilma mingit eeldust, et sellel on eeldused, mis need et seda saaks teha. Et see ei ole midagi, mida saaks teha järgmise aasta eelarvest. Seda me räägime punkti juures, punktid üks aga läbi. Ma arvan, et diskussiooni võiks punkti juures ära pidada ja me jõuame selleni küll tagasi. Üks ootus, mis oli, eks sellest raportist väga selgelt oli, et valdkondlikud komisjonid Riigikogus saaksid rohkem riigieelarve strateegia, riigieelarve teemadega tegeleda ja sellega võiks tegeleda Riigikogu suures saalis. Siin natukese meie ettepanek on selle ettepaneku väljakäimist peale valitsuses arutelust peale muundunud, aga põhimõtteline ettepanek on jäänud selleks, et riigieelarve strateegia, riigieelarve protsessid oleksid üks protsess. Täna, eks tegelikult eelarvet tehakse 3 korda aastas, on kevadel riigieelarve strateegia tegemine 4-aastane, on suvel, sügisel valitsuse eelarve tegemine sügisel Riigikogus ja siis veel tegelikult korra aastas muudetakse riigieelarve seadust, et 3 korda niisugust eelarvelist menetlus, rõõmu. Meie ettepanek oleks sisulised valikud jätta ühte kohta aastasse valitsuses kevadel ja kui valitsus on kevadel ära teinud, annaks selle tulemuse kohe Riigikogule üle. See tulemus näeks välja nii, et on aastane riigieelarve seaduse eelnõuna, mille seletuskiri sisaldab ka seda, mis täna on riigieelarve strateegias. Et see seletuskirja vaade läheks siis pikemaks, see oleks keskpikk vaade, 4 aasta vaade ja seal oleks sees ka muud asjad, tasakaalu eesmärk ja asjad, mis on täna riigieelarve strateegias. Ja see valitsus jääks selle positsiooni juurde ka sügiseseks eelarve menetluseks Riigikogus, kui ei ole olulist, kui suvine majandusprognoosi näita olulist muutust võrreldes kevadise majandusprognoosiga. Ja lõplikult see uuele eelarve ülemineku vaade, mis me siin hiljem räägime, et lõplikult oleks siis muutus toimuks peale järgmisest Riigikogu koosseisust. Riigikogu, mis valitakse 2019, teeks riigieelarve 2020 nendel alustel. Edasi, millest teine punkt meie oleks on valitsuse vaade eelarvele oleks üldse. Ma kohe küsin selle, mis tähendab lõplikult, mis osaline tähendab? Kui me nendest muudatustest siin räägime, siis on tasakaalu eesmärgi muutmine peab jõustuma kindlasti varem. Kui me räägime muudest muudatustest, näiteks siin on raportis soovitus 9, et tuleb üle minna tegevuspõhisele eelarvele. Me ütleme, et selle me teeks hiljemalt ära aastaks 2020 ja kõik muud muudatused, millest me räägime, teeksime ära aastaks 2020 kõik tervikuna.
et see tegevuspõhise eelarve üleminek on olnud midagi, mida valitsus on, eks ju, Riigikogu näinud ette võimaluse ja valitsus on teinud seda samm-sammult, et kõigepealt läks üle Haridus- ja Teadusministeerium 2016. Nüüd järgmise aasta eelarvest läheb uuele alusele Sotsiaalministeerium 2019, meil päris kindlad veel ole, aga tõenäoliselt Rahandusministeerium ja Siseministeerium teeksid selle ära. Ja ülejäänud jääks siis see aasta 2020 eelarve. Aga mis eesmärk on tasakaalureeglit varem muuta? Eesmärk on kõlama on jäänud, et eelmist aastat ülejääki saaks huugama panna. Kõlama on jäänud, see ongi see eesmärk. 2018 võiks võib-olla olema võimalik. Et ühesõnaga huugama paneks eelmiste valitsuste ülejääki, uus valitsus paneb. See on nüüd ausalt küüniline. Me jõuame sellest skeemini, ma arvan, see slaidine, mis joonise peal, ma arvan, tuleb see mõtte välja ilma sellised omadussõnu andmata. Ei ole omadussõnu kanda. Aga selle me jätame. Võib-olla ma ei saa kõigest aru, eks. Ja ei, ma arvan, et omadussõnad me jätame teile anda. Valitsuse ühtsem... Andesõnad ka siis. Andesõnad ka. Valitsuse ühtsem eelarvevaade. Täheg on, eks ju enam, kui me räägime mingite probleemide lahendusest, näiteks võtame probleemid noortega või võtame karjäärinõustamise või mingid veel teemad, siis nende lahendus enamasti on mitme ministeeriumi valitsemisala eelarves või liiklusohutuse. Või lahendused panustavad mitu valitsemisala, aga eelarve meil on täna väga rangelt valitsemisalade põhine, valitsemisalad on Riigikogu paika pandud ja see mõnedes kohtades on näha, et see institutsionaalne vaade eelarvele piirab või moonutab, takistab seda võimalust, et vaadata probleemi, rahastada teemat probleemipõhiselt või valdkonnapõhiselt. Et me räägime tegevuspõhist eelarvest, me tahaksime, et eelarvestruktuur oleks nii, et on suured valdkonnad, tervis, haridus, tööturg ja seal all siis kitsamad programmid hariduse all, näiteks hariduse astmete põhised, kutseharidus, kõrgharidus, keskharidus või siis kus võimalik ka temaatilised, et transpordi all näiteks liiklusohutus ja liiklusohutusse panustavad nii Siseministeerium, suurte tükkida nii Siseministeerium, Majandusministeerium kui ka väiksemate tükkidena Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium. Et see eelarvevaade valitsuses ei oleks mitte siis nii, et on Justiitsministeeriumi raha ja Majandusministeeriumi raha, vaid on valitsuse raha, kus on transpordi all, liiklusohutuse raha ja seal sees on näidatud, kui palju mõni valitsemisala seda raha omandab kasutada, aga kui valitsus tahaks seda jaotust ministrite vahel muuta, siis valitsusel oleks õigus seda teha. Ma olen seda ise seda asja ajanud, aga ma siiski küsiks, et kui kindlad te olete, et need teistpidi tekkivad probleemid ei ole suuremad. Igal juhul kaob kuhugi, sa võid uue süsteemi luua, aga kindlalt ei ole see veatu. Ja uued probleemid avanevad teistsuguse jaotuse korral kindlasti, et palju te nende asjadega oskate neid kommenteerida? No, see on tasakaalu otsimine. See on nagu kaks vaadet, et ühest meil tehakse mingit probleemist räägitakse, siis räägitakse väga, jäetakse kõik valitsemised asutused kõrvale, hakatakse nagu päriselt ära tegema, ellu viima, siis ikkagi keegi peab vastutama konkreetselt. Kelle raha ikkagi ja selles mõttes? Selles mõttes see süsteemi ülesehitus on ikkagi väga palju seotud sellega, et me mitte ainult ei tule ülevõtma strateegiliselt neile valdkondade ka alla, vaid me ikkagi paneme ka asutused valdkondade vastu, kui me seda süsteemi mudeldame, siis tegelikult on ka iga asutuse teenused on ikkagi vastas. Siin oli ka selle raporti osas juba küsimus üleval, et kas hakatakse ka või mingi aja jooksul nullbaasil eelarvet tegema, tegelikult see teenuse pealt ülesehitamine võimaldab meil väga madalate kuludeni välja, et vaadata kogu see arvestus. No loodame, et te saate hakkama sellega, aga praegu juba tajun kogu põrgand juba selliste asjade, kus pannakse üle mitme ministeeriumi suured asjad, tekib juba poliitiline konkurents sinna, kelle oma see siis on, kes saab oma sõnastusi ja need on täitsa uued vaidlused, mis avanevad ja see on nagu päris vastik ausalt öeldes. Eriti kui ministrid on eri erakonnast, siis see on päris vastik ausalt öeldes. Aga hea küll. Ütleme, et see on midagi, kus lõpuni sundi ei saa olla, et kui on vaja, lõpuks me ütleme, et rahavatast ikka alati peab olema selgelt lõpuks, kes iga rahatüki eest vastutab ja kui ministrid kokkuleppele ei saa, siis tuleb see viia tagasi valitsusele või Riigikogule, aga me jätaks selle võimaluse, et sundida ja pakkuda neid võimalusi, kus ministrid sundida omavahel kokkuleppele jõudma.
et anda valitsusele selline instrument juurde. Siis ütleme seal soovitused 7 ja 9 räägivad sellest, et peaks võimalik ruttu minema üle tegevuspõhisele eelarvele. Me tahaks, et see aasta, millal riik tervikuna oleks võimeline on aasta 2020 eelarvest, ehk siis 2019 alguses kõik valitsemisalad oleks valmis ehitama tegevuspõhiste aluste eelarve, mis siis tähendab seda, et eelarve tuleb suurte valdkondade lõikes, programmide lõikes Riigikogule, aga seal all on ka Riigikogule ja kõigile avalikkusele teada, mis on need meetmed, tegevused, mida seal kavandatakse ja ka see, milliseid teenuseid kavandatakse kodanikele või ettevõtetele, inimestele või ettevõtetele selle programmi raames pakkuda. Et see on täna, eks see puudutab 2 valitsemisala, aga juba väga suurt osa eelarvest, selles eelarvest, mis nüüd Riigikogule tuleb. Et see on väga oluline muutus. Sellele on kritiseeritud mitut moodi, aga üks asi, mille üle on vähe vaidlust, on see, et see pilt on läbipaistvam. Selle üle väga ei vaidle ei selle pooldavad ametnikud ega seda pooldavad akadeemikud ega vastanduvad akadeemikud. Halvata sealt poliitikud ja Riigikontroll, nemad võivad rääkida. Mundub, et sellega professionaalselt tegelevate inimestel on konsensus, et läbipaistvus sellega saavutab, kas see teeb eelarve palju tõhusamaks, selle üle on palju teravamad vaidlused. Ma küsin siia juurde paar asja. Et see, kes on praegu praktiseerinud seda, eelkõige siis praegu Haridus- ja Teadusministeerium ja nüüd tuleb sinna juurde ministeerium. Kuidas te ise selle senise praktikaga või senise tegevusega rahul olete? Me oleme sellega rohkem rahul kui eelarvega üldiselt. Meie jaoks on ka see kogemuste kaudu õppimine, et me ütleme, et Haridusministeeriumi tõttu, algatuse tõttu ja eestvedamise tõttu me pidime ise tegema palju vaeva, panna selle jaoks paika raamistikud, et me töötamised arendama siin infosüsteemi, arendama SAP-i, arendama meie oma, panema paika õigusraamistikku, seda loogikat ja see viis meid kindlasti kõvasti edasi. Me ütleme, et kui me nüüd läheb üle Sotsiaalministeerium, siis see on veel, tuleb samm edasi. Me näeme seda positiivses valguses. See põhimõte selline, lihtsalt võib-olla väike repliik siin, et see, mida meie näeme, et see on ülearu detailne. Eks me sellest kirjutame siis, kui me oleme kogu selle nii selle praegu planeerimise poole, siis ka selle täitmise poole esimest korda tuleb selle aasta kevadel. Haridus- ja Teadusministeeriumil on detailsem, kui ta võiks selles valdkonnas olla. Ta on ülearu keeruline. Aga selles mõttes see läheb see saab ainult minna paremaks. Ja siis teine küsimus tegelikult on see, et kui siis Haridusministeeriumi näitel te lasite tal võrdlemisi andsite vabad käed, et kui palju te kavandate siis seda siis omalt poolt kuidagi reguleerida või struktureerida või anda ette suuniseid. Et ka see sama näide, mis sa tõid, et laseme all asutustel ise teenused hinnastada ja siis öelda, et kui palju see maksma läheb. Et see, mida meie oleme näinud, oleme küsinud ka ei saanud vastus, et tegelikult läheb alati rohkem maksma kui see, mis on võimalik eelarvest sinna raha peale anda. Et siin on hästi palju selliseid... Me teeme seda ikkagi, ütleme, me metoodikat anname ette. Ütleme, et nüüd on meil rohkem metoodikat anda ette, kui oli Haridusministeeriumi puhul. Me mõnede komponentidega veel töötame, aga kui me räägime konkreetselt teenuste maksumusest kui teemast, siis see käib ikkagi mõlemat pidi. Et ühest küljest tuleb kulumudelis näha ette, et mis on see, mida kavandatakse, aga seda tuleb võrrelda ikkagi reaalse rahade kasutamisega. Et see ei ole nii, et on ainult mudel, mis ütleb, et teenuse maksumus on nii suur ja siis pärast, kui on eelarve ära kasutatud, selgus, et tegelikult sai palju vähem maksud. Neid kahte asja tuleb ikkagi omavahel võrrelda ja siis sellest tuleb korrektiivt. Me ei eelda, et me ei tee seda, ei kavatse teha kulumudelit lihtsalt teoreetilise mudelina, mida reaalselt rahaliste andmetega pärast ei kontrolli. Ühesõnaga, et nüüd siis nendel, kes need uued liitud on, koordineerida seda varasemast rohkem või kuidas? Metoodikat täiendatud ja põhimõtteliselt praegu Sotsiaalministeeriumis on meil küll kogu aeg käsises. Ma Riigikontrolli rolli ei saa täpselt aru, et ma jäin mõtlema, et kes meil kutsutud on, et kas teil mingi raport ka selle teemal on tegemisel või tehtud? No, meil on siin vanu raporteid varasemast ajast, aga see, mida me igal aastal teeme, on just see, et me vaatame eelarve täitmist
kui sellist, kas nendest reeglitest on kinni peetud ja siis see hetk, kui me peaksime hindama seda, et kas nendest reeglitest on kinni peetud, siis rahal peaks olema nagu sisu või see lipik küljes, mille jaoks ta võid kasutada. Ja kui me vaatame seda, et kui palju sellele aega kulutatakse, et seda planeerida, seda täitmise ühest aru anda, siis me kindlasti nendele ebaefektiivsetele kohtadele, kus on nagu ülearu detailne, mõnevõrra nagu arusaamatu ka meie jaoks juba, et mida me hindame ja mille vastu me hindame, siis me selle kohta kindlasti nagu raporteerime. Ja me oleme oma iga-aastastes siis finantsauditi aruannetes riigi kohta oleme kirjutanud nii palju, kui tollel hetkel on olnud teada ja oleme ise üle vaadanud siis eelarve kohta samamoodi. Ja sellel aastal me kindlasti kavatseme kirjutada midagi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja siis tegevuspõhise eelarvestamise kohta. Nii palju, kui me seda praktikat siis suutsime tuvastada ja selle auditi, finantsauditi käigus. Jah, see on see meie roll. Mina mõtlesin kahele asjale konkreetselt, mis viimase aasta jooksul jalgu jäi. Kaks suurt poliitilist programmi, eks oli siis ringi, kuidas ta nimetas, huvihariduse 15 miljonit kuidagi ära. Kui palju läks energiat kahe ministeeriumi vahel kuidagi mõistlikult seda ära jagada. Tohutu 15 miljoni pärast, tohutu jama selle asemel, et öelda, et noh, panna see kuidagi üldisse rahastusmudelisse, igale asjale otsiti, et justkui oleks nagu ministeeriumitest, ametitest lahti seotud, aga üks üksik teema võtab meeletu energia, teine teema oli sarnane, see laste ujumisõpetust, ma lõpuks keeldusin selle alla kirjutamist. Et mis asja, et meil on õppeprogrammis on olemas, eks ole, selles ujumine ja nüüd jagame mingist miljonit ja kirjutame mitme ministeeriumiga alla seal, siis ma ei tea, 4-5 ministrit kirjutasid alla ja said endale tohutu, nüüd on tohutu murrang, lapsel ujuma. Tegelikult tuli asi ainult miks raha eraldises selle normaalses organiseerimises omavalitsuste või koolipidajate kohustusest. Ma ei tea, no, kas me jäämegi niimoodi poliitiliste üksikute sümbolite kallal kaklema, siis et kas see läheb efektiivsemaks kogu see asi, mina ei tea. Miks peame tõstma välja üksikuid küsimusi üldisest raha jagamisest, kus see nüüd on? Praegu need lahendused peaksid olema ikkagi seotud sellega, et on kohaliku omavalitsust. Kaasa arvatud ujumine, kuidas seda toppida siis sinna niimoodi? Olemiga, jah. Okay. See prioriteedi teema oli tohutu suur poliitiline, et mina ei taht prioriteeti ja ma nägin, kuidas teine pool võitles, et saaks endaga nimel seda kuidagi ja et tekkis lihtsalt nagu au küsimus, et kuidas sa nüüd lahutad selle teema haridusest, on siiani olnud hariduse osa, et mina ei taha endale poliitilist märki, aga see on ebaefektiivne, et sina sellega tegelikult hakkan näpuga jätan nimetamata. Aga no räägime, see on mina üksik küsimust, samal ajal ma ei pruugi sellest süsteemist aru saada, ma räägin ka ise üksik küsimust. Ma siia väga heaks, et ütleme, et me natukene võtaksime tehnilist kohustusi ka maha. Et praegu me oleme öeldud, et kindlasti on arenguvad kohustuslikud valitsemisaladele, et siit natuke võtaksime planeerimise kohustust maha. Kui ma ütlesin, RES ja REE oleks siis kooldatud ühte paketti, et oleks seaduseelnõu aastane ja seal sees seletuskirjas kogu 4-aastane vaade. Ja et aruandlus ka ikkagi minimaalne aruandlus midagi pakkunud, üks riigi majandusaasta koondaruanne, et sellega on kogu see minimaalne bürokraatia tagatud, kui on kellelgi mingisugune sisuline põhjus midagi rohkemat teha, siis ta teeb seda enda pärast, mitte selle pärast, et mõnedes kohtades täna on Rahandusministeeriumi algatusel või Rahandusministeeriumi poolt nõue välja antud. Siis üks suur teema on tasakaalureegli muutmine, ehk siis varasemate aastate ülejäägi kasutamine või keskpikk vaade eelarve tasakaalule. Et tasakaalu eesmärgi seadmisel edaspidi siis saab arvestada varasemate aastate eelarve. No võt, see on see päti tegusi. 14. aastast otsustame, et oli konservatiivne valitsus, nüüd on meil rohkem. Selles mõttes öelda, et me saime suurema mänguruumi ja me saime raha ka just. Ei ole seda raha tegelikult. Jah, ütleme, et see vaade on siit 2004. aastast alates, kui praegu tasakaalureegel hakkas kehtima. Et juhul, kui varasemast on olnud ülejäägis eelarvet, siis valitsus võiks enda rahaga seda teha. Samas mahus või öelda puudujäägi.
planeerib enda tegevust niimoodi. Miks peaks seda enne seadusmuudatuse jõustumist tekkinud ülejääki kasutama? Teie pakkusite seda või oli see nii kavalad poliitikutel ette öelda? Alternatiiv on see, et oleks 0,5% puudujäägiks igavesest igavesest. See on lihtsalt arvestuspõhimõte, et selleks, et ta ei oleks 0,5% igavesest, et tegust tagasi nulli. See on konservatiivne. See ei ole alternatiiv. Alternatiiv oli tasakaal. Jah, aga no eelarvepoliitikas printsiibis on. Selleks on struktuurse tasakaalu mõiste, et sa tsüklit arvestad ja alad pika. See struktuurne tasakaal Euroopa mõistes on kuni 1% puudu. See on haleba kompromiss. Täiesti hale kompromiss. Sellega Euroopa kõngeb. Mis meil siis on? Kas meil on lapsi rohkem, kus veel tuleb töökäsi kogu juurde? Mille arvel seda ehitatakse sellest riiki? sees, milleks on 1% SKP-st, kuidas selle raames tekib poliitiline kompromiss. Ja kompromiss oli see, et ei pandud mitte 0,5% puudujääki sisse seadusesse, vaid oli see, et kui on tekkinud ülejääk, siis on võimalik minna puudujääki selle ülejäägi ulatuses. Selles mõttes see on konservatiivsem lahendus kui see, kui lihtsalt pool panna. Jaa, seda küll, aga... Need kaks valikut olid, eks kuna... Olemasolega võrreldes on selle tasakaalu reegli naeruvääristamine. Struktuurne tasakaal ei ole midagi, millega sa tasakaalustad. Struktuurne tasakaal on ise tasakaalustaja. Et siin on see asi, millega on, et kui sa võtad eesmärgiks tasakaalu ja tuleb ülejääk, siis selles osas võib arutada, et see ülejääk on majanduse jahutamine võrreldes sellega, mis eesmärgistati ja seetõttu võiks selle panna majandusse tagasi, kuna see ei olnud eesmärgistatud ülejääk. Antud juhul, nendel aastatel struktuurne positsioon oligi teadlikult ülejäägiga tehtud, selles mõttes see argument seal ei päde, eks, aga tuleviku mõttes, ütleme puhtalt nagu loogika mõttes ei ole see mingit karjuvat vastuolu, et see probleem tekib ainult selles, et see tsükkel võib erinev olla, et see ülejääk tekkis eelmisel aastal, nüüd puudujääki sa lähed tegelikult üle järgmisel aastal, mis tähendab seda, et üle järgmine aasta võib sul juba majandus kasvada väga kiiresti ja see puudujääkile põhjendatud majandusloogika järgi lihtsalt. Kõik saan aru, aga struktuurset tasakaalu tegelikult ju potti ei paneb nominaalselt. Selles mõttes oligi struktuurse nominaalne tsükkel, see oli arusaadav, rääkida struktuursest tsüklist on tegelikult lihtsalt varguse moodi, tuleviku arvelt varastamine. Ja võetakse minevikust raha, mida tegelikult ei tekkinud. Siiani oli paradigma ikkagi see, et teadel aegadel kõrvale pandava rahaga sa saad kriisi olukorras, saad päästa olukorda, aga mitte see, et riik juhib majandust ja riik majanduskasvu juhib. Ei juhi ta midagi. Ta ajab ennast joonel ja kriisikogemus ütles seda, et tuleb väga valusad tagasilöögid, et kui sul reservid on, sa saad sellega hakkama, kui sul reservi ei ole, siis on läbi. Ja meil õnneks olid reservid. See on see, mida tsükli idee tegelikult lahendas, aga mitte seda, et me majanduskasvu tekitame. Midagi me ei tekita. Kui on SKP lõhe negatiivne, siis peakski majanduskasvu tekitama läbi nominaalse puudujäägi. Antud juhul käib jutt sellest, et struktuurselt ehk majandustsükli mõttes oli eelarve planeeritud tasakaalus ja oletame, et oli, millele vastas võib-olla nominaalne ülejääk, aga nüüd mis see reegel, ütleme see, et see ülejääk oli veel suurem, kui oli majandustsüklile kohane. Ehk me võtsime tegelikult jahutasime majandust veel rohkem eelmisel aastal, kui me tegelikult plaanisime ja kui oleks majandusloogikaga kooskõlas ja nüüd selleks, et kompenseerida selle majanduse jahutamist, me ülejärgmisel aastal stimuleerime majandust selle võrra, ehk kokku oleks nagu tasakaalus. See on selle reegli mõte. Tihja meil see kraan käes on. Meil on tegelikult see probleem, et tohutud metoodika keerukused on, nende ekspluateerimine on uus risk ja meil on tohutu kriisikogemus. See, et meil oli kõrvale pandud raha ülejäägi ajal, päästis meid tegelikult riigi rahanduse. Mitte loomulikult tuli tohutult kärpida ka seal unistusi ja kõik asju, praktilisi kulutusi ka. Aga nimetada, et nüüd on meil struktuurne värk, on see meie käes on majanduse kraan, ega ikka ei ole. Riigi kulutused ei ole, on ikka väga poliitilised ja mitte suunatud tegelikult sellele, et me majandust kuidagi keerata. Üks nagu riigi ja majandus natuke lahku viia selle eelarvepoliitikas. See on siis ei oleks seda struktuurse tasakaalu reeglit üldse vaja, kui need lahku viia. Ei, struktuurse tasakaalu reegel on riigi kulutuste juhtimiseks.
aga mitte majanduse juhtimiseks, me ei hakka kunagi teda juhtima oma avatud majanduses, see on absurd. Me lihtsalt upakile selle reegli või selle majanduse või eelarvepoliitika. No aga läheme edasi. Siis natukene, võib-olla natuke suuremad, natuke väiksemad teemad edasi, aga põnevad. Üks, millest me enne rääkisime, et oli ka üks küsimus on, üks ettepanek selles raportis ka, et riigieelarve strateegia koostamisel, riigieelarve koostamisel peaks jälgima koalitsioonilepingut ja valitsuse prioriteete. Rahandusministeerium meie arust teeb valitsus ja Rahandusministeerium seda pidevalt ja ka praegu. Aga võib-olla see ei ole siis läbipaistev ja arusaadav. Kes selle püstitas selle ülesande? Kas selle ettepaneku või selle ülesande? Selle ülesande, jah. See ülesanne on tulnud läbirääkimistelt teiste valitsemisaladega ja Riigikantseleiga. Nii õudne, mis sealt kevadeti koalitsioonilepingust, millal siis täpselt peetakse neid, tõenäoliselt peetakse sagedamini. Nii tükki, need on niisugused suvalised klimbid tekivad seal, et mina eelarve struktuuri, natuke tuleb seda, eks ole, mingid programmid selgelt on, aga see ei tohi liiga palju mõjutada kogu pilti seal. Meie on kogu aeg nagu tasakaalu otsimine, eks ju, et kui palju, sest riigieelarve strateegias on tegelikult see struktuur, kuigi palju olemas on, riigieelarve strateegia on selles struktuuris on siin 2011 peale. Ja nüüd, eks ju, selle jaoks on valitsused vahetunud korduvalt. Ja siin on see olnud, et mõni koalitsioonil, mõnes koalitsioonilepingus näiteks kaob mõni teema ära. Ja siis on küsimus, mis selle peale teha. Kaavadki, enamik kaavadki. On mingisugused populaarsed lubatused, mida vägisi kaetakse. Need on siis tohutu domineeriv kogu see struktuuris. Koalitsioonilepingud on natuke laiemad, et see prioriteedid on olnud väga valikulised, et prioriteedid on 4, 5, 6, 7 tükki on olnud väga valikulised, aga koalitsioonilepingud ka need on prioriteetide osa ja siis on ülejäänud osa ja see ülejäänud osa on olnud nagu peaaegu katte, aga on mingid valdkonnad, mis on aeg-ajalt ära kukkunud. Näiteks infoühiskond ühes valitsuse koalitsioonileppes infoühiskonna teemana puudus. Polnud ühte kohta, selle oli üks punkt, eks ju, mis oli kusagil teiste teemade all üks punkt, mis infoühiskonda puudutas, aga riigi tegevus selles valdkonnas jätkus. Ühiskonna valdkond jäi alles, valitsusel oli arengu selle kohta alles, raha, asekantsler, eks ju, Taavikot ka kõik muud asjad jäid alles ja siis RES-ist jäi ka, riigieelarve strateegia selles mõttes ei olnud kooskõlas koalitsioonilepinguga. Pigem ta on nagu teatud kihinaga peale ehitanud võimaldust informatsiooni ka niimoodi esitada, aga see ei tähenda seda, et mingi valdkond üldse ka püüdsid ära, et meie eesmärk on ka kõik valdkonnad püüdsid. Teie kujutate ette, et on mingi valdkondade loend kuskil. Siis võiks selle anda koalitsioonidele ette vihjeks, mitte nii, nagu praegu toimub see asi, et võetakse valimislubadused. See ajab nagu täiesti rõhut. Meie küsimus on see, et ütleme, Rahandusministeerium lihtsalt meie omast lähtuks ja meile meeldis, kui valdkondade loend oleks võrdlemisi kokku lepitud ja püsib. Mõned riigid on läinud selle peale, et kirjutanud selle seadusesse sisse. Teine äärmus on see, et see on täiesti paindlik ja seda saab iga valitsus muuta iga kord, kui ta kokku tuleb. See on kaks äärmust. Me otsime siin äärmuse vahel mingisugust tasakaalu, lihtsalt niisugune valdkondade loend ei ole pruugi olla mõistlik, mida ei saa üldse ümber kujundada, samamoodi ei ole selline loend mõistlik, mida iga valitsus iga kord, kui ta koos istub, võib täielikult ümber kujundada. Me ütleme, et me riigi rahanduse juhtimisel alumised tasemed, kui me räägime eelarve seadusmõttes, need programmi tasemed, meetmed, tegevused, teenuste tasemed, et selle taseme me eeldame, et see on püsiv. Täna ta ei ole veel püsiv, aga kui see tase on muutunud enam-vähem püsivaks, siis me ütleme, et me võime seda eelarvet tulevikus ümber kujundada, et kui üks valitsus tuleb, ütleb, et mul on 4 prioriteeti, siis me suudaksime eelarve niimoodi ümber struktureerida, et selle vaate saaks kätte ja saadaksime tagada ka selle aastate vahelise võrdluse. See ei ole midagi, mille jaoks me oleme täna võimelised, aga kui see on midagi, mis on poliitiliselt vajalik ja oluline, siis me ütleme, et me võime sõtta selle sihi, et me jõuame sinna. Soovitaks olla proaktiivne, mitte loiseda järele sellega, mis poliitikud venitats või? Siin on ka kogenud ametnikud, kes ütlevad, et poliitikud kasutavad seda valdkondade jaotust natuke oma retoorika jaoks. Kui tulid Ukraina sündmused, siis Eesti poliitilises retoorikas tuli julgeolek ja riigikaitse tulid valdkonnana palju prioriteetsemana esile, siis kuidagi peaks olema võimeline üksteist suurtes poliitilistes dokumentidest. See oli praktiline, tookord oli praktiline. Et see saaks kuidagi kajastada. Täna kajastab see natuke niimoodi, et riigieelarve strateegia alguses on niisugune prioriteetide osa, mis räägib sellest valitsuse prioriteetide vaatest ja see järgmine osa, mis tuleb kõikide valdkondade lõikes, on tegelikult suhteliselt püsiv, aga kui on võimalik, siis jälgib koalitsioonileppe struktuuri, aga kui koalitsioonileppe on olnud väga erinev, siis me lihtsalt oleme pannud sinna mõned teemad juurde, mis riigis ikkagi jäävad alles ja püsivad hoolimata sellest, et need võib-olla ei ole leidnud üldse mingit kohta.
Siis on Riigikontroll on andnud meile, teinud ühes auditis märkus, et ei ole nende hinnangul üheselt selge, et kas Haigekassa ja Töötukassa rahavoo juhtimine on kaetud riigi rahavoo juhtimise üldist reeglitega, mis riigiasjad on sätestatud. Meie arust on siin seadusandja tahe olnud selge, aga probleemide vältimiseks ütleme, et käime siis selle uuesti ära, et see, mida tähendab riigi rahavoo juhtimine, oleks siis üheselt ja selgelt välja öeldud. Meie jaoks on oluline see aasta 2020 on ka sellepärast oluline, et see eeldab, et 2019 aluseks me saaksime nüüd paika panna, et see tegevuspõhine vaade, mis üks arenguvaade maastiku, eelarvemaastiku kokku viib, on tehtud aastaks 2020. See eeldab, et see tegelikult on ametnike poolt valmis 2019 alguses. Ja kui ta selleks ajaks on valmis, me saame seda kasutada ka järgmise perioodi Euroopa Liidu vahendite planeerimisel. Et täna meil on natuke see, et kui me räägime riigi eesmärkidest ja rahade kasutamist, siis see on nagu üks vaade, mis on Euroopa vaade ja üks vaade, mis on riiklik vaade ja nendes kohtades, kus on valdavalt Euroopa raha, need kaks tükki lähevad kokku, või peaaegu langevad kokku. Aga mingid kohad, kus Euroopa raha moodustab mingisugune osa, siis me tegelikult teeme seal niisuguse aruandlussüsteemi, peame raporteerima Euroopale, peame raporteerima endale, me teeme lihtsalt mahukaid raporteid Euroopale, mahukaid raporteid riigi jaoks ja tegelikult dubleerime sellist tegevust. Selleks, et seda kahte vaadet kokku viima, see oleks ikka mõistlikum, et Eesti riik ikkagi tahab saavutada Eesti riigi eesmärke, lihtsalt mõned eesmärgid on sellised, mis on ka Euroopa jaoks olulised või teiste doonorite jaoks olulised, me vaataksime neid siis nendes kohtades ja nad välisvahendiliselt üks allikas, et saavutada riigi eesmärke. Et selle perioodil me väga pingutasime kokku viia, ta on paremini kooskõlas kui eelmisel perioodil, aga ta ikkagi, et me näeme, et me mõnes kohas ei saa nagu kasutada, et peame topelt raporteid koostama, kas või mingi näide tuua, et peame aasta aruandesse tegema, et kui Haridus- ja Teadusministeerium teeb oma aasta aruandes, me saame seda kasutada ka Euroopa jaoks aruande kokkupanemiseks, aga mõnes teises kohas me ei saa seda teha. Ja selleks jõuaksime, siis me tahaks, et valgse paik 2020 lähme üle ja meie teine siht on tegevuseks eelarve ja teine siht on see, et uue perioodi siis 21–27 Euroopa Liidu vahendid me planeerime sama struktuuriga nagu siis riiklikud vahendid. Et see on natuke niisugune rohkem põhimõte, aga seda on ka meil nõudnud ka valitsemisalad, et see oleks nende koormuse vähendamine ka, et see põhimõte oleks nende poliitilisel tasemel ka kokku. Ja riigieelarve baasseadus reguleerib ka tasandustoetusfondi ja teiste kohalike omavalitsustele riigieelarvest toetuste jagamise reeglid, et me selles vaates oleme teinud ettepaneku, et niisugused nagu komisjoni esimesena kirjeldas nende toetused, mis on väiksemad üksikud toetused, et neid ei võiks kaua pidada, et kui keegi toob mingi uue toetusmeetme või uue toetuse sisse, siis kuni 5 aastat võib sellele arvestus pidada eraldi, aga 5 aasta pärast tuleks ta sisse panna üldisesse valemisse, nii et ta saab üldise rahapaki sees selle raha, mitte ei käi eraldi iga selle rahakillu liigutamine. Siin on see efekt, et kui sa kellelegi annad raha täpselt ühe asja jaoks, täpselt teise asja jaoks, täpselt kolmanda asja jaoks, siis see ei motiveeri tingimata kohaliku omavalitsuse kõige mõistlikumalt käituma ja ei ole ka kindel see, et ministeeriumid teavad täpselt, mis igas omavalitsus on kõige mõistlikum viis sealsete probleemide lahendamiseks. Et kui uus toetus sisse tuua, siis 5 aastat peaks ta käima, võib ta käia eraldi aruandlusega, eraldi spetsiifiliselt jagatud rahana, aga 5 aasta möödudes on moodustatud osa üldotstarbelisteks toetusteks eraldatud tasandusfondi osast. 5 aastat lahendab probleemi. 5 aastat ka Haridus- ja Teadusministeerium on arvanud, et 5 aastat on piisav aeg. Mina ei ole. Jah, ei, ma lihtsalt. Siin on olnud kõige rohkem sellele vastan olnud Haridusministeerium, partnerina on kõige rohkem skeptiline olnud selle muudatuse suhtes, aga nad on öelnud 5 aastaga nad arvavad, et see lahendab probleemi, et see on piisav aeg, et selle jooksul paika saada muud mehhanismid, et omavalitsusi ei kontrollita mitte selle sisseantava raha järgi, vaid kontrollitakse selle tulemuse järgi. Et kui seadus on paika pandud mingi miinimumnõued, näiteks teenustajad, kas see miinimum on täidetud või mitte, et seda kontrolli käib lihtsalt teistpidi, mitte selle järgi, et sul oled selle raha tugevasti. Jah, et see kontrolli selle, kas raha on välja makstud täpselt sellelt realt nagu on ette nähtud, et kontrolli see järgi, kas see tulemus on saavutatud selle raha, mida omavalitsused pidanud selle kohta saavutama. Et kui seadus on ette nähtud, et tuleb sellised teenused osutada, kas need teenused on olemas, kas need teenused on olnud inimeste jaoks piisavad. Mis see tähendab kogu tegevus, kui siin eelarvest peaks olema tulemusbaasil, et selleks olemas sisend, mida sa tahad? Jah, fookus läheks sellele tulemusele ja väljundile. Selle mõõtmine avalik sektoris, seal on alati on mingid piirangud, mis tulevad mängu, aga detailides, kui me räägime sellest, lihtsalt asjad on mõõdetud, kas teenus osutati või mitte. Mõõdetud, kas see teenus tingimata
parandas eluiga või mitte, seal lasi keeruliseks, aga see konkreetselt, kes teenust osutab või mitte, see on. Mõjus on pikema strateegiline olus, see 5-aastane tegevuskava. Strateegiline alus on minimaalselt toodud selles, ütleme, tulevikus riigieelarve seletuskirjas, aga seal võib olla muid aluseid, et paljudes valdkondas on need valdkonna arengukohad, mis annavad selle strateegilise aluse, näiteks riigikaitse arengukava või energiamajanduse arengukava on see, mis annab selle strateegilise alusele pikemaks ajaks kui see 4 või 5 aastat. Aga kui ei ole vaja seda pikemat vaadet, et kui piisab sellest 4-5 aastast, siis piirdute selle riigieelarve, tänases mõttes on see nii-öelda koondatud riigieelarve seletuskirja ja riigieelarve seletuskirja jaoks meile esitatavatesse tegevuskavadesse. Aga kui inimesed tekib taas kord selline olukord, et mingi situatsioon on kärpida, saan KOV-i peale selgelt kõik, mis läheb püsi eelarvesse, see on siis 10% maha. Siiamaani oli mingi raha juurde, eks ole, OEC praktika öelnud, et selline aasta on mõjuski. Siis riigi puhul põhimõtteliselt eeldaks tervikuna see siis kas valitsuse sekkumist või Riigikogu sekkumist, mis on siis seadusandlik küsimus riigieelarves kontekstis, kelle pädevus seda ei ole. sõltub, mis tasandil on juba muudatus. Kui muudatus ei ole riigieelarve ja seaduse muudatus, siis ta Riigikogu tasandil. Kui on võimalik madalamal tasandil teha muudatusi, siis... Aga teie nägemus on siis, et umbes peaks olema? No see on muudatus ulatusest sõltub. Et kui valitsus saab kohaliku omavalitsuse eelarve ja kindlasti valitsus muuta. See on igal muudatus. Aga kui valitsus nüüd enda sees, kui tal on võimalik enda sees muudatusi teha, siis seda me näeme, et on võimalik valitsus enda otsustada. Ka eelmise kriisi ajal oli ju see, et tegelikult esimesed otsused tegi valitsus, kui ta piiras teatud eelarve kasutamist valitsuse otsustada. No nii. Et me oleme selle ettepanekuga mõnda aega ringi käinud, me olime valitsuses, käisime jaanuari keskel, pärast seda me algses ettepanekus rääkisime võib-olla rohkem keskpikast eelarvevaatest ja 4-aastast eelarvest, aga peale valitsuse nõupidamist ja õiguskantsleri kohtumisi me oleme natuke seda vaadet siin täpsustanud, jõudnud selleni, et on siis 1-aastane eelarveseadus koos seletuskirjaga, mis käsitleb 4 aastat. Et see ütleme, et see on see praegu Rahandusministeeriumi tööettepanek, et see valitsuses käib läbirääkimisel, aga sellest algsest 4-aastast vaatest me oleme tulnud sammu tagasi. Aga kui me saame nüüd loodetavasti läbirääkimist edasi, siis tuleme võimalikult ruttu eelnõuga ka välja. Ärge tulge. Kas see on nüüd õiguskantsleri seisukoht, et see on 4 aastast eelarve? Nii, et ei saa olla See on huvitav, rääkiks sellest. Meie õiguskantsleri ei ole meile ametlikku seisukohta andnud, aga peale valitsuse nõupidamist me oleme õiguskantsleri konsulteerinud ja seal on see on sellele jõudnud, et Eesti Vabariigi põhiseaduse tõlgendus täna õiguskantsleri poolt on selline, et see riigi põhiseadus näeb ette. Grammaatiline iga aasta ega. Jah, just. No pagand, see on asi, mis nagu mitte, et ma arvaks, et 4 aastaga meil õnnestub väga tarka otsust langetada või 4 aastaks, aga see on nagu väga grammatiline. Aga praegu me oleme jõudnud sellele, et see grammatiline tõlgendus on midagi, millest me praegu pragmaatiliselt lähtame. See on muidugi saast, see võgana struktuurse tasakaalu, et selgitage siiski valitsusel, kuidas reaalne eelarve kokkupanemine käib. See, kui sa endale tekitad juba struktuurset miinust, sa ei saa sellest enam kunagi lahti. See ei ole nii, et sa paned lihtsalt, lähed ja kui riik võtab endale kohustused, kulud peale, siis on poliitiline ootus, avalikkuse ootus, et need ainult kasvavad kogu aeg. See ei ole tegelikult see paindlikkus puudub. 2001 tehakse jälle uus reegel ja kõigepealt lüüakse laiaks seda, mis on varem kõrvale. See ongi absurdne, selles mõttes lasta lodevaks ennast praegu, sellepärast et valitsus sai võimule uus valitsus. Lodevaks lasta on poliitiline valik ja küsimus sellest, kuidas seda teha. Seda tehti sellisel kujul, mis ei ole
kulutamine on nominaalne, kui sul on täiesti emotsioonivaba on see, et sul on vaja reaalset raha, kui sul on kriis. Et sel ajal võid sa rääkida mingisugusest tõesti võimendusest. Ja see raha on kriisiks valmistada läbi struktuurse tasakaalu planeerimise ja need üle... Midagi siin planeeriti, siin on mineviku ponnistus ja oleviku kulutus. Ma sellise näite, et on prognoosi viga, et maksud on väga planeeritud 50 miljonit. Kõik ette planeeritud, me tahame kaudu sellised reserve, valmistada kriisiks ja nüüd maksu läheb 50 miljonit rohkem võrreldes sellega, mis me planeerisime. Nüüd, kui see 50 miljonit kulutatakse ära ülejärgmisel aastal, siis kokku summas on arvan ikka olukord selline, nagu me planeerisime. Eks me tegelikult vormistame siin planeeritud eelarve selle ülejärgi ja puudajagi, et sellist keskmisena hoiab seda tasakaalu ja sedõttu, kui planeerida eelarvet õigesti ja struktuurselt tasakaalust keskmisest perioodist, siis see tuleb selle keskmisest perioodist. Reaalne planeerimine ei toimu, sa räägid mingist muinasjutust. Reaalne planeerimine on niimoodi, et võetakse eelmiste valitsuste pingutus, lüüakse laiaks ja siis muudetakse reaaluse veel lõdvemaks. Et selles mõttes on see mõtet. Antud juhul on see eelmisel valitsuse pingutuseks, aga eelmisel aastal on see, või ma ei teagi, kuidas sellesse suhtuda, et 2017 planeeriti eelarve tasakaalus ja tuli 0,2 ülejäägi, siis kelle pingutus on, kas on Maksuameti pingutus või on see kulude vähem tegelik? See on teadlik eesmärk. Ei olegi teadlik eesmärk, aga mis siis? Üldiselt raamatupidamises kehtib konservatiivsuse põhimõte. Võib minna kehvemini, ei tohi bluffi sisse kirjutada. Ja need olukorrad tekivad siis, kui on tõsine jama. Praegu ei ole tõsist jama. Kui tuleb tõsine kriis, tuleb sõda, tuleb majanduskriis, selles mõttes sõda, et sa pead kuhugi panema reaalset raha. Et see on tohutu enesepettus, kusjuures õudselt küüniline on teha seda niimoodi üle valimistsükli või piltlikult öeldes üle valitsustsükli mineviku arve. Õudselt küüniline. See ei käi, poliitiline paindlikkus tegelikult rahas puudub. Võime teoorias joonistada neid maksukiile ja mis asju seal või kuidas sa neid ütlesid. See mitte maksukiili, vaid see kuradi termin selle tsükli kohta. Mis see sõna on? SKP lõhe ja mitte kiil. Vastupidi, eks. SKP lõhe on selle sõna nimi, ja seda omandada. Tühjagi sa seda jagad kokku, et jälle teadus ümber jõuga ja kui sa jääd seda ümber tegema, siis sa jääd. Kui sa korra juba teed seda, siis sa jääd. Tuhtudki selles, et iga valitsus teeb endale uue baasseaduse, siis ei ole vaja. Tee mis põhiseadusega ümber iga kord. Seda ei taha ka meie, et iga valitsus uue baasseaduse. Kuidas? Seda ei taha ka meie, et iga valitsus teeks uue baasseaduse. Paraku Euroopa reeglid võimaldavad seda paindlikkust ja seda läheb igale valitsusele otsustada. Eesti oli ka Euroopa reeglite suhtes kriitilisem, kui reeglid tulid, või konservatiivsed. Kuule, aga lähme siis küsime. Küsi, jah? Olemas mingi niisugune asi nagu riigi eelarve infosüsteem. Riigi liikmena paraku üle teada. Helistad infotelefon. Kuumliin. Selles raportis oli juttu, et selle võiks seda vaatamist riigi liikmete lavada. See on põhimõtteliselt võimalik ja see otstarbeks tegevad. See on erootikaliin. Sellisel juhul nagu praegu on mingi suht tehniline ja oma alala ekspertidele on joosamatust keeles. Ta on, reaalselt võiks Riigikogu liikme abiks olla või pigem võib-olla mitte. Et see, kuidas ta oleks abiks, et selleks peab nagu üht kui teist nagu veel edasi vaatama ja kindlasti nagu neid edasisi ajaluse teemis me neid vaatama. Ja ühelt poolt jälle oleks nagu väga oluline teada, mis see huvi siis nagu on, mida siis täpselt nagu vaadata, et siis me saame ka oma arendustes praegu lahuskomisjoni poolt mingit tagasitepist. Meil on jäänud raporti mainitud, aga mingi konkreetse koostöö. Meil oleks vaja selle vajaduse kirjeldust, et mis on see Riigikogu liikme vajadus, sellest lähtuvalt me võime kindlasti püüda sellist lahendust midagi pakkuda. Või siis ongi see, et see sama informatsioon, mis on seletuskirjas, et ta oleks paremini kasutada. Et ka selle vormi vaade, see on üks variant, kuidas seda informatsiooni täpselt, kas see annaks midagi juurde Riigikogu liikmele? Riigikogu liikmele ma tundnud, et lisaeelarvet, aga Riigikogu liikmele vaadata on täiesti mõttetus. Eks puudub see informatsioon, kuidas meil läinud on tegelikult, kas meil kuskilt mingi 5-6 miljonit on üle jäänud,
mida siis Riigikogu liikme mingitest poliitilist tahtest lähtuvast tahaks öelda Tanel Põllumeestele juurde. Seda on tore näite. Ma ei tea seda omast. Aga lisaeelarve reegel on üldse kuskil olemas? Kas see lisaeelarves või ma lihtsalt pean leppima sellega, et kuna näidatakse, et 5-6 miljonit saaks seal just paremini targalt ära jagada. No tegelikult nagu reaalne kaasa rääkimise võimalus puudub. Kas see mingis vaates osalemine suurema info kättesaadavus aitaks mul aru saada sellest või peaksin ma ikkagi siis, ma ei tea, tegema päringuid ministeeriumit, küsida, kuidas raha kasutada tegelikult teinud on? See funktsionaalsus on tegelikult endal praegu alles loomisel. See, et me saaks ka reaalselt, kus siin Riigikontroll ütles, et tegelikult selle täitmise panemine riigieelarve on suhteliselt keeruline, kuna meil ei ole süsteemid nii ühtlustunud, aga mida edasi me selle tegevuspõhise poolega läheme, seda paremini on võimalik seda. Meil nüüd see uus süsteem, mis just on nagu tehtud, siis see ongi praegu on ta rohkem planeerimise poole pealt, aga nüüd selle täitmise poole pealt ja nüüd tuleb, siis saab sealt juba edasi vaatama. Üks loll võib muidugi rohkem küsida, kui 9 tarka vastata, aga see võimalus, et Riigikogu liige saaks kuskilt küsida infi ilma, et tal oleks piinlik, et ta kasutab kas tutvust või midagi, et see tegelikult oleks nagu demokraatlik. Ei tea, kuidas seda teha, aga see ei puuduta ainult eelarvet, see puudutab palju enamat. Ma reaalselt, eks ole, oma eelmisest ministeeriumist infi ei taha küsida ja nemad loomulikult hoiduvad andmast. Väga oluline teema oli, keerati käkk kokku, selgus, et oligi käkk, aga milline täpselt seda ikkagi ma kätte ei saanud. Et nagu parlamendi järelevalve mingis mõttes, Andres küsib õiget asja, aga see on natuke laiem veel kui ühe ministeeriumi küsimus, et sa peaksid saama täitevvõimult küsida küsimusi ilma, et sulle näidatakse niimoodi, et see pole sinu asi, see on AK. Niimoodi praegu on praktika. Selgus, ma esimest korda kuulen, et öeldakse, et see on AK ja AK-d tõlgendatakse kui kitsat maja, mitte poliitilise süsteemi, kus on vastutused jaotatud, aga õigused võiksid olla nagu selles mõttes, et aga nii kaua, kui me ei suuda nüüd tõesti loogiliselt pakkuda, siis kindlasti küsima. Telefoniga sulle helistada. Nii tuleb helistada. Kui saab õigele inimesele üles sammata. Kohalike haldusreformiga kaasnevad siis kohe täpsustame funktsioonid ja kohe täpsustame rahastamist ja see kõik on just õigustest, kas see on siis jõudnud mingitele kokkulepetele või mingitele tulemustele, et need funktsioonid ja vastav rahastamine hakkavad selguma ka või kohalike omavalitsuste puhul, et need aruteludest käivad praegu. Need käivad ikka. Et selles mõttes me oleme ise valmis ka, et kui seal tulevad konkreetsemad otsused, siis saab sinna baasseaduse otsusse nüüd siis. Ja ilmselgelt on see osutunud keerulisemaks, kui ilmselt alguses arvati. Jaa. See on suur filosoofiline küsimus, kas omavalitsused Eesti oludes peaksid saama suuremaid funktsioone. Ma saan aru, praegu see valitsuse hoiak on tõsta neil tulubaasi ja anna funktsiooni juurde, aga näited, kus see on häving, pigem vastupidine. Haridus näiteks on praegu vaidluse küsimus, eks ole, et kuskilt tuleb mingi signaal, et anname gümnaasiumid tagasi, mis on õiguskantsler, president ütles oma pidukõnes lausa välja, et seda ei tohi teha, ainus konkreetne asi. Teine konkreetne muidugi, et ei tohi meest peksta kodus, et see oli ka konkreetne. Muu oli natuke printsiipid. Aga ma ei tea, kas see kogu kino tegelikult, mis te täna näitate, siis Riigikontroll, kes tähelepanu kuulab, see on veel lisakommentaari küsimusi. Ma tahtsin küsida selle ajakava kohta, et see miks see seadusele, eelarve seaduse vastu, see on siis muudetud seaduse vastuvõtmine juuni ja see tähendab parlamendi nagu vastuvõtmist. Et see on reaalne, lihtsalt huvi pärast, et taustud. Nimelt septembri lõpuks peab olema see baasseadus muudetud vähemalt eelarvereegli osas, kuna muidu ei saa üle järgmise aasta eelarvet, mis on puudujäägis. Okay. Seda ei hea kuulata, et kuna järgmise aasta eelarve on puudujäägis, siis on muuta reeglid ära. Okay, siis... Aga nii on. Aga nimetage puudujääg ülejäägiks, siis on lahendatud. Ma tahtsin ühe kommentaari. Üks paragrahv. Et selle puudujäägi kohta, mis on sisul. Ma võin... Ei vaata, sisuline
argument selle poolt, miks eelarve võiks olla keskmiselt tasakaalus. Ja see on see, et sa nimetasid küll seda eelmise valitsuse saavutuseks, mis ära kulutatakse, aga tegelikult tihti on nii, et ka ühe valitsuse perioodi jooksul nihkuvad näiteks väga suured investeeringud. Ja kui näiteks investeering nihkub ühest aastast teise, siis sul esimesel aastal tekib ülejääk, järgmisel aastal tekib puudujääk ja nüüd, kui sul paindlikkus eelarves puudub, siis sa pead hakkama kuskilt mujalt kärpima. Aga see on täiesti põhjendamata, miks sa peaksid kärpima lihtsalt sellepärast, et investeering nihkub ühest aastast teise. Sa leidsid ühe argumendi, mis vastabki tõele, ongi nii. No, reaalsus on nii, et tahetakse ära tõsta toetused, tahetakse ära tõsta palgadeks ja tahetakse ära täita oma valimislubadused, mis on pikaajaline. Ja nende tagasi pöörame ja millega arvelt kokku tõmmata pärast. Ei ürita keegi. Tegelikult on õnneks see, et kuna see sama joonis on kogu aeg ees, see 5 aastaku plaan, mis näitab seda, et 2021 peab olema RES tasakaalus, siis see tähendab seda, et seda puudujääki saab teha ainult ühekordsete kulude arvelt, eks siis sama investeeringute jutt. Seda sisustata mitte palkadega, vaid seda sisustatakse uute investeeringute. Aga siis ta ei ole ju tegelikult enam struktuurne, kui sa nimetad otseselt ühekordset. Ei, nad ei ole ühekordset. No sa mõtled investeeringud ja investeeringud. Nad on investeeringud, nad ei ole struktuurses mõttes ühekordsed, vaid nad on sisulises mõttes. Eeldades, et valitsus mõtleb aga see plaan on kokku pandud, et sealt on võimalik tulla välja, kuna need on ühekordsed konkreetsed investeerimisprojektid, eks. Tunnistagem, see tegelikult on ikkagi väga karm või karjuvalt räägib vastu sellele, mis sa praegu räägid. Valitsus vahetus 17. aastaks. Oleme võimaluses söösta miinusesse. Ja valimised on 19. aastal ja siis võib-olla 21. siis on sund midagi tagasi tõmmata. See on karjuv. Aga selles mõttes mõtlen, et see tagasi tõmbamine ei vaja täiendavat otsust. See on see, mis on hea selle asja. See on lihtsalt valijate otsus. Probleem oleks siis, kui see auk täidetakse ära palkadega, aga siis see ei kannataks, siis see RES ei kannataks seda välja. Tuleme praegu selle, ma saan aru sellest, et RES ei kannata välja, aga loomingut näinud küll valitsuse poliitilise tahte puhul, et praegu tuleme õiguskantsleriga kohtumiselt rahanduskomisjonis, kus arutasime seda, mis aktsiisidega toimus. See on väga nüansirikas juba ainuüksi maksumuudatustel. Maksumuudatused on kindlasti. Kuidas see järgmise valitsuse sidumine käib. Praegu seotakse endale võetakse vabadust, aga seotakse tulevikku, et see on tegelikult... See on siiamaani olnud kogu aeg poliitiline praktika, et seotakse kõik järgmised valitsused, see ei ole nagu midagi uut. Ma siiski vaidleks selles mõttes vastu, et me hoidsime, nii palju kui see struktuurse reegel tuli, hoidsime struktuurset plussi, tegime ikkagi ruumi. Seda küll, ma mõtlen maksude osas. Maksude osas jah, on see vaieldav. Aga siin on väga selgelt, seotakse järgmist valitsust eelmise ja kusjuures mis räägin seda hingepiina, kuidas ma sain ise omadelt, et kuule me ei saa ikka, me peame ikka suured lobadused välja andma, et kui sa siin jätad järgmisele valitsusele, ma jäin enda juurde põhimõtteliselt. Tõsi, see viimase 14. aasta kokku või 15. aasta valitsus natuke tõmbas seal 14-15. See tõmbas seda struktuurset ülejääki alla, aga üldine hoiak oli ikkagi see, et tühja, meie kohus on korrastada seda asja. Praegu võetakse täpselt miinusesse ja ongi kõik järgmised vaadaku ise. Nii. On valus vaadata. Mis see neetud, kellelgi või küsimusi on? Palun, Andres. Ma küsiks seda omavalitsusliigilt, et üks asi on täiendavad ülesanded, aga teine pool on seisneb nüüd tegelikult selles, et on teravalt üleval teatud omavalitsuste jagamine, et pooleks näiteks, et mingi küla liigub ära teise omavalitsuse, moodustava omavalitsuse külge, et kas selle poolega ka täna tegelete riigieelarve kontekstis, et seal on tegelikult ressursid all kinni, üks on siis omavalitsusele laekuv maamaks, võib-olla seal on all mingi maardla, teisel pool on kulutused, eks ole, sellele maatükile on tehtud investeeringuid, on see koolimaja lasteaed, kas selle poolega mingil kujul te tegelete ka või ei puutu see täna teisse üldse? Mitte eelarve inimesed. Neisse ei puutu küll, aga nii palju on neid erinevaid teemad üles kerkinud, siin selle
põlevkivi teema või nüüd siis tavaliselt No praegu mingit konkreetsust aastat selles? Praegu ei ole konkreetsust ka selles, kuidas see süsteem on. Küsiks selle tempo kohta, kuidas me liiguvad, millal me siis seda nii-öelda investeerikute programmi, kunagist RIP-i või selle uut versiooni, kuidas te nimetada, millal me seda juba nägema hakkame? Põhimõtteliselt juba praeguse aasta seletuskirjas on kinnisvara osas on täiesti olemas pikaajaline plaan. Et seal on lisades olemas, sellega saab tutvuda nii läbi EKS-i kui ka siis läbi riigieelarve otse. Ja loodame siis seda täiendada. Aga kui natuke spekuleerin, et tegelikult see on tõsine murekoht minule, sisulise murekoht, mitte mingisugune kiuks. Kas siis, kui sa räägid sellest investeeringutest, kas seda seadus ei saa siiski kirjutada, et me nüüd linnahalli ehitasime, eks ole, aga et järgmine kord, et see puudutab ainult mingisuguseid tükke? No, valitsus käitub teisiti, praktika on see, et valitsused käituvad teisiti ja teevad järgmise. See on ka meie sõnum on kogu aeg olnud see, et kasutada investeeringuteks ajutise. Kas seda seadusse ei saaks kirjutada? Aga seaduses investeeringu mõiste, kuna neid rahad ei ole nagu silti küljes, siis ei saa siduda seda. Ma saan aru, jah. See võid samast öelda, et see tuleneb pensionitest, mis iganes. Ütled, et majaga tegelikult on? Tegelikult ükski maja, et seda ei ole võimalik siduda, seda muuda, kuna see on agregaatnumber, mis tuleb tulude vahestades. Mitte mingit ideed ei ole siduda. See ongi probleem, ma tean. Ainult et lahendus ongi see, et lihtsalt kuna ta on ise taastamine, ta on vale, tegelikult matemaatiline vale, mis võimaldab kulutada ainult ülejääk ja ülejääk ei ole, siis on tasakaal kõik. Selles mõttes ta on ise nulli minev. Teeme teile siis sellise propagandistliku muudatsettepaneku sinna. Mis joob? Vaatame siis, vaidleme. No nii, keegi rohkem ei küsi midagi. Riigikontroll ei küsi. Lähme siis selle kurva mõttega laiali. Täname. Tahtsid öelda? See kõlama siin, et Riigikogu seadustab siis seda nii-öelda puudujääki, eks, et sügiseks peaks olema see seadus jõustunud selleks, et saaks esitada eelarve, siis see tegelikult on kogu aeg olnud lihtsalt maksuseaduste puhul. RES-is valitsus näeb mingi poliitika ette ja siis tuleb maksuseadused teha, eks, kähku valmis. See 6 kuu reegel tuli veel hiljem, eks, vanasti oli nii, et esitati septembris, kohe vahetult enne eelarve esitamist esitati igasugused maksueelnõud selleks, et saaks eelarvet esitada. Et see on sama asi. Jah, see on sama asi, ma selle vastu ei vaidle, ma iseenesest, aga mis sul, ma sellest raportist ei ole väga vaimustatud, mis siin eelmine seltskond kokku pani, vist eelmine Riigikogu koosseis isegi või ei, mis aastal seda on? Ma olen selle Riigikogu rolli suhtes olen ketser. Et ma hästi ettevaatusega annan Riigikogule eelarve rolli hästi suure ettevaatusega, et ma olen selle pärast mures, kui siin hakkavad kõik kiskuma. Ei, ma olin sellel sama positsioonil juba 90-ndatel, mis nähes seda tegelikku praktikat ja analüüsi taset ja huvide mõju siin, et parem jätta see täitevvõimu vastutada. Keegi selgelt vastutab ja siis nad kisklevad seal omavahel raha pärast, aga kui siin täiendav voor peale läheb, siis see on kaos. Aga see on minu ketseri selles võttes võite mu tuuleriidele saata. Kunagi ütlen selle välja, kui läheb vaidlemiseks praktiliselt. Olgu. Aitäh.